minu kanalit. Mina olen Irina, kanal on Lohe loeb ja täna räägin teile oma juunikuu plaanidest. Juunikuu plaanid on ja mõnes mõttes on nad ka terve suveplaanid vähemalt ühtede konkreetsete raamatute lugemise osas. Aga üldiselt järgin ma sama malli, nagu olen seni sel aastal teinud. Et siis lugemise väljakutsegrupi väljakutsetest teen Jaapani kirjanduse, ulmekirjanduse ja 12 ukse väljakutset. Pluss nii palju kui saan ja nii palju kui mul teemadesse sobib, teen ka suurt väljakutset, kuigi see ei ole prioriteet. Ja siis sellele lisaks teen siis oma muid asju ja loen muid raamatuid ja püüan oma lugemata raamatuid enda riiulil vähendada. Eelmine kuu läks see päris hästi, aga selles siis, kui ma teen oma eelmisega kokkuvõtet. Aga ma arvan, et praegu võime siis alustada minu juunikuu plaanidega. Alustame äkki siis väikeste väljakutsetega, mis on lugemise väljakutse grupis. Või ei alusta. Tegelikult alustame hoopis raamatutest, mis on pooleli. Sest eelmisest kuust mul jäi pooleli päris mitu raamatut. Esimest kahte ma teile tutvustama ei pea, sest need on vanad olijad juba, on minu shows mitu korda läbi käinud. Sellised pidevad külalisesinejad. Esimene on siis endiselt Robert Jordani Eye of the World, milleni ma lihtsalt ei jõua. Mul on vaja kedagi, kes seisaks minu kõrval ja käsiks mu seda lugeda, sest ma tõsiselt tahan seda lugeda. Aga iga kord tulevad vahele kas väljakutseraamatud, mida ma ei jõua ära lugeda kuidagi õigeks ajaks, või siis järjekorrad raamatukogus, mis on mulle pinnuks silmas eriti see kuu, sest päris mitmele raamatule tekkisid ootamatult järjekorrad. Aga jah, igatahes Robert Jordani Eye of the World endiselt pooleli. Ja teine raamat, mis on samuti pooleli ja mida tutvustasin eelmisel kuul oma lugemisnimekirjas ja pooleli jäänud raamatutes ka eelmise kuu alguses, on Scott Lynch'i The Lies of Locke Lamora. Seda loen siis, nagu teate, koos Dianaga ja meil mõlemal on ta pooleli. Aga maikuus ma lihtsalt ei jõudnud lõpuks temani. Oleksin pidanud kuu lõpus jõudnud, mul oli kindel plaan, et ma jõuan. Aga nagu öeldud, raamatukogu raamatute järjekorrad. 2 raamatut, mis jäid pooleli, sest et nendele tekkisid järjekorrad. No mitte päris see, aga põhimõtteliselt neile tekkisid järjekordi ja ma pidin hakkama kuu lõpus kiiresti lugema, aga ma ei jõudnud neid kuu lõpus läbi. See raamat, mille ma peaksin täna läbi saama, loodetavasti, sest et on pool umbes on loetud, aga pool on veel lugemata, on Anthony Horowitzi Point Blank, mis on Alex Rideri sarja teine raamat. Esimest ma lugesin kas siis selle aasta alguses või eelmise aasta lõpus, ma väga täpselt enam ei mäleta. Mälu on mul selline, nagu ta on. Aga kuna sellele tekkis järjekord, siis ma pidin hakkama seda lugema, ma ei plaaninud seda. Kuigi ta oli mul vaetud ja ta oli selgelt mul plaanis, aga teatavasti ma hoian raamatukogu raamatud enda käes vahepeal väga kaua, kuni mind järjekorda panemine sunnib neid lugema vahel. Aga jah, hakkasin seda lugema. Siin siis jätkuvad Alex Rideri seiklused. Peab jälle hakkama mingit operatsiooni läbi viima. Seekord siis Alpides Point Blanki nimelises erakoolis. Et sinna kooli ma veel ei ole jõudnud ja pool raamatut on loetud, aga kohe jõuan. Ja tundub, et endiselt on põnev ja ma arvan, et kui mul tegelikult ma ei hakka plaane tegema. Kui ma nüüd ütlen, et ma tahan selle aasta jooksul selle sarja läbi lugeda, siis ma ei loe seda sarja ka järgmise 5 aasta jooksul läbi. Nii et jääme praegu selle juurde, et ma loen sarja teist osa. Ja teine raamat, millele tekkis samuti järjekord, on Shannon Messengeri Keeper of the Lost Cities. Peegeldab, loodan, et näete.
Exile, see on siis sarja teine raamat. Esimest ma lugesin umbes aasta tagasi, samuti juuni-juulikuus kusagil. Mulle täitsa meeldis ja siis nüüd tekkis sellele raamatule järjekord ja ma pean selle läbi lugema. Olen päris alguses, mul on siin natuke üle 30 lehekülje loetud. Tundub, et asi läheb ikkagi jälle huvitavaks. Et mul on nüüd üle 500 lehekülje aega, et selle raamatu midagi huvitavat leida. Ja ma arvan, et ma seda ka teen, aga ausalt, ma olen natuke pettunud, sest ma ei plaaninud seda tegelikult lugeda see kuu. Või eelmine kuu ja see kuu siis ka. Aga jah. Nii. Miniväljakutsed siis, mille juurde ma tahtsin kohe minna, aga läks. Igatahes miniväljakutsetes alustaks jaapani kirjanduse väljakutsega, kus oli vaja lugeda raamatut, mis on seotud vihmaga. Minul oli kodus juhuslikult täitsa võetud selline kunstialbum, luulekogu Unelmaid ketrav naine. Siin on siis luuletuste autoriteks on, ma kohe leian, Sumikura Mariko ja Uemura Taeko, kunstnikeks Shiokawa Motoko ja Hatanaga Kyokyo. Ja ma lugesin selle hästi kiiresti läbi. Siin on sellised ilusad pildid ja natukene luulet ja mõned vihmaluuletused olid ka. Ja mulle see täitsa meeldis, oli selline mõnus 1. juuni hommik luuleseltsis. Arvatavasti oli üks kiiremaid teemad ärategemisi lugemise väljakutse grupis. Et te võite vist aru saada, et ma olen nendega üsna rahul. Aga edasi. 12 ukse väljakutses on vaja lugeda 2 raamatut. Esimene peab olema see raamat, mida mäletad lapsepõlvest, et lugesid esimene raamat, mida sa ise päris lugesid. Ja teine on siis lasteraamat autorit, keda sa varem pole lugenud. Minu puhul on niimoodi, et ma väga täpselt ei mäleta, mis on esimene raamat, mida ma päris ise lugesin. See võis vabalt olla mõni Miki Hiir. Aga mul on väga selgelt meeles, kuigi ma tegelikult alles mõni aasta tagasi, võib-olla isegi eelmisel aastal lugesin seda, aga ma võin seda vabalt uuesti üle lugeda. Aga mul on selgelt meeles esimene raamat, mille ma raamatukogust laenutasin, siis kui mulle tehti sinna lugejakonto. Ja sellest tulenevalt siis võib eeldada ka, et ma seda lugesin ja ma täitsa mäletan selle lugemist ka. Ja see on Victor Hugo Cosset. Vot see, mitte see konkreetne, aga see väljaanne. Täpselt selline raamat. Mitu aastat tagasi ühel raamatulaadal. Nägin seda kasutatud raamatute müügis ja ostsin. Ja loen siis nüüd ühel õhtul kiiresti ta läbi. Ja temale seltsiks siis lasteraamat autorilt, keda ma pole mitte kunagi lugenud. Mõtlesin pikalt laialt ja mõtlesin, kas mul on kodus midagi sellist, mida ma pole varem lugenud. Ja tuli meelde, et soetasin endale mõni aeg tagasi siis, kui Netflixis tuli Enola Holmesi film raamatuvahetusest Enola Holmesi siis esimese raamatu, ehk siis selle raamatu, mille põhjal tehti film. Kujundus on natukene teistsugune, selline mulle täitsa meeldib. Ja plaan on siis see raamat läbi lugeda. See on middle grade, aga põhimõtteliselt lasteraamat, lastekrimi. Ja Nancy Springerit ma oma teada midagi muud ei ole lugenud. Ja ulmekirjanduse väljakutses. Ulmekirjanduse väljakutses on see kuu teemadeks küberpunk, Clifford D. Simaki raamat või Raul Sulbi koostatud raamat. Ja mina paari oma sõbra suureks heameeleks otsustasin endiselt minna siis selle üldise teemaga ja lugeda William Gibsoni Neuromancerit. Neuromancerit.
seda etti lõpus ei ole. Aga jah, ostsin selle endale eelmisel suvel, kui mul tuli meelde, et üks sõber väga hindab seda autorit ja seda raamatut. Ja kuna nüüd tuli teemaks küberpunk ja enamikus küberpungi romaanide nimekirjades, mida netis saab leida, on see tavaliselt üsna seal tipu lähedal, kui mitte just päris tipus. Sellele siis tavaliselt järgneb Blade Runner ehk The Android's Dream of Electric Sheep. Mul ei tule hetkel meelde, kuidas see eesti keeles oli. Aga see on mul loetud. Nii et tuleb Neuromancer. Siis jooksvad teemad. Ehk siis, mida ma tahan lugeda see kuu, mis ei ole väljakutsetega mitte kuidagi seotud, aga lihtsalt kas siis on raamatukogu raamat, millele arvatavasti tekib järjekord, sest see on väga uus, või siis on midagi, mis on mul enda oma, mida ma tahaksin nüüd lugeda. Ja nendeks on. Esiteks jäi kätte siis Chloe Benjamini Surmapõlgurid. See äsja ilmus kirjastuses Hea lugu. Kuna ma eelmine kuu lugesin Adam Silvera tõi Both Die at the End, siis selline surmateema millegipärast on endiselt õhus. Seda on natuke halba niimoodi öelda. Aga igatahes, kui nägin, et see raamat ilmus ja see meile raamatukogu jõudis, siis palusin endale selle järjekorda panna. Nii et loodetavasti loen seda. Täpsemalt siis, mille see raamat on, räägin kuu kokkuvõttes. Siis endiselt on kavas jätkata Haikyuuga. Tahaks see kuu jõuda 16. voljini ikkagi. Eriti arvestades, et 17. voljum ja 18. voljum on mul tellitud. Ma lõpuks sain nad tellida. Nad ilmusid uuesti müüki. Ja on minu poole mingi hetk loodetavasti teel. Nii et Haikyuu kogumine läheb mul praegu väga hästi. Ja mõningate aukudega olen jõudnud 30. köidete tellimiseni. Nii et oleks paras aeg selle lugemisega ka edasi minna. Aga edasi. Paar kuud tagasi teatavasti lugesin Printsessi peavikute esimest osa. Plaanisin mais lugeda ka teist osa, selleni paraku ei jõudnud maikuu jooksul. Aga endiselt tahaksin siis juba see kuu Printsess avalikkuses uuesti üle lugeda. Ja esimene raamat mulle meeldis, nii et ma eeldan, et teine raamat meeldib ka vähemalt, kui mälu mind ei peta. Siis peaks olema üsna tugev sari ja nagu Alex Rideriga ma ei hakka lubama igaks juhuks, et ma selle aasta jooksul loodan ka selle sarja uuesti üle lugeda, sest muidu tõesti ma ei loe seda ka järgmise 5 aasta jooksul ära. Edasi, minu kätte jõudis veel üks üsna värske ilmunud raamat. On Petrone prindil ilmus minu Hong Kong. Kuna mu päris mitu sõpra on Hong Kongis pikemalt või lühemalt elanud, siis muidugi tahtsin ma seda lugeda, aga üldiselt ka, kuna Aasia riigid mind huvitavad, siis tavaliselt kui minu sarjas ilmub midagi, kas minu Jaapan, minu Hiina, minu Shanghai, need kõik said mul loetud, sest et see regioon lihtsalt huvitab mind. Ja nüüd siis ilmus minu Hong Kong. Selline mitte väga paks, keskmiste killast paksuselt minu sarja raamatutest ja ma olen natukene juba kokku sissejuhatust lugenud ja tundub, et mulle see päris meeldib ja mul tuli isegi mõte üks pisike video selle raamatu kohta teha, siis kui ma seda lugema kord hakkan. Ja siis viimaseks lugemisplaanidest jääb mul selliseks üldiseks suveajaks mõeldud asi, mida ma tahaksin suve jooksul ära teha või õigemini, mida ma ei taha, no ma tahan ka, aga mida ma pean see suvi ära tegema. See on nimelt Rick Riordani Percy Jacksoni sarja 5 raamatu äralugemine. Mul on nad loetud aastaid tagasi inglise keeles, siis kui nad eesti keeles veel ei olnud. Õigemini, nojah, ma mäletan seda hetke, kui ilmus esimene raamat, aga nagu ikka meil ei saa olla kindlust, et need raamatud ilmuvad ka rohkem kui esimene.
nii et aga nüüd on siis ilmunud Percy Jacksoni sarja 5 raamatut. Ses suhtes, et Riordan on väga töökas kirjanik, kirjutab väga palju ja kirjutab paljudest erinevatest religioonidest, nii et Percy Jacksoni sari saab enam-vähem otsese jätku järgmises 5 raamatust koosnevas sarjas, mida eesti keeles siis ei ole ilmunud hetkel. Loodame, et ilmub, sest et sellele 5 siis valdavalt Rooma jumalaid käsitlevale sarjale järgneb 3 raamatust koosnev Põhjala jumalaid käsitlev sari, 3 raamatust Egiptuse jumalaid käsitlev sari ning 5 raamatust konkreetselt jumala Apollot ja tema seitlustest rääkiv raamat. Et ühesõnaga Riordan on palju kirjutanud ja mingi aeg üsna pea peaks mingitest tema asjadest tulema ka film, sari, ei, mitte film, sari, miski asi. Et siis uus ekraniseering, mida ma tahaksin kindlasti näha ka ja loodan, et see on parem kui need 2 filmi, mis kunagi tehti. Aga jah, et kuna mul on sügisel ka üks asi plaanis, siis mul on vaja läbi lugeda Jeesus Maria eesti keeles Percy Jacksoni raamatud. Nii et suve jooksul loodan ka nendeni jõuda. Et hea oleks, kui ma saaksin kuus vähemalt 2 raamatut loetud, aga korrates taas kord Alex Rideri ja printsessipäevikute mantrat ära tee lubadusi. Kuigi selle sarja kohta on natukene keeruline seda teha, sest et mul on vaja see septembriks läbi lugeda. Aga need on siis minu selle suve kõigest juunikuu plaanid. Percy Jackson jah, tema on nagu terveks suveks, aga põhimõtteliselt need, ma siin allpool ka, on minu juunikuu plaanid. Neid on üsna palju. Ma olen üsna kindel, et mul jääb päris palju lugemata. Ma olen üsna kindel, et Wheel of Time, Eye of the World, ühesõnaga siis esimene raamat, jääb ka see kuu pooleli. ma ei saa, ta vist jääbki mul nii-öelda püsikülaliseks selleks aastaks, et igaks juhuks, kui mõnes järgmises videos ma unustan mainida, et mul on Eye of the World pooleli, siis te võite mulle seda öelda. Aga sellega ma lõpetaks oma video. Võite julgesti kommentaaridesse öelda, mis teil endal on plaanis. Kas on mingid suured plaanid, väiksed plaanid. Suvel on paljudel puhkus. Kas te olete see lugeja, kes endale puhkuse ajaks suure hunniku raamatuid kokku krahmab ja need siis kõik ka ära loeb, või olete selline lugeja nagu mina, kes krahmab suure hunniku raamatuid kokku ja ei jõuagi lõpuks nendeni puhkuse ajal. Aga tore oli teid jälle näha ja nägemiseni järgmises videos!